Pole ilmselt liialdus väita, et Honda CR-V-st sai taasiseseisvunud Eesti kõige armastutum ja populaarsem rahvaauto. Iga mudeli uuendusega tabas Honda üha järgmist kullasoont ja lõpuks tunduski, et ega ühele korralikule eestlasele sellest CR-V-st enam paremat autot leidugi. 2015. aastal tunnistas CR-V täiuslikkuseni on lõputu. Kuigi püüdis järgmisel põlvkonnaga olla veel täiuslikum, pakkudes juba 7 istekohta ja hübriidajamit, kuid paraku sellist müügiedus enam ei tabanud. Kas uue põlvkonna CR-V on suuteline taastama rahvaauto staatuse ja tõrjuma vihmaks ometi edetabeli tipu jäädavalt okupeerunud RAV4? See selgub peagi. Tere tulemast taas kord kaasa elama Nice proovisõidule. Tema disain näeb välja vägagi sportlik ja rafineeritud ja palju ägedam ja väljakutsuvam kui varem ja ameerikalik näeb ta ka täiesti välja. Ja 19 sentimeetrit on tal clearance'it ja elektriline tagaluuk ja panoramkatus on juba standardis ja ka nelikviolisena saab teda ka 7 istmekohalisena teda praegu enamgi ei saa. Tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi lahedalt ja seal on ka väga head materjalid. Ja tagaosas on mulle alati tundunud, et CR-V ja Volvode tuled on sarnased, siis tänaseks tundub, et see piir Volvo ja CR-V vahel on nii äguseks muutunud, et loodame, et siin mingiks tuliseks kohtulahinguks nende vahel ei lähe. Igatahes näeb tagaosa palju parem välja kui ennem, mis minu meelest ennem oli ikkagi natukene veidi ilmetu. Ja lisaks on olemas tal 4 istmesoojendust ja pagasrumi maht on kasvanud 500 liitrit lausa 580 liitrile, nii et CR-V-l on trikke varuks veel küll. Uskuge või mitte, aga standardvarustuses on tal juba elektrilised istmed, istmete soojendus, jahutus, rooli soojendus ja lisaks saab talle ka veel juhtmevaba telefoni laadjat ning hea asi on ka see, et kliimapaneel on tagasi kolinud füüsiliste nuppudeks. 9-tolline multimeediasüsteem on tal olemas ja seda Android Auto, Apple CarPlay juhtmevaba ühendavusega ja satelliitnavigatsiooniga ja väga lihtsasti on see kasutatav ka. Paraku on tal käigukangi asemel need tülikad käiguvahetusnupud, mis on natukene ebamugav. Aga muidu näeb interjöör täitsa lahe välja ja võib-olla ainult natukene liiga sarnane Civicule. Mootori valikus on tal hetkel 2-liitrine vabalt hingav bensiinimootor, mis omab endast 109 kilovatti ehk 148 hobujõudu ehk hobuseid on tal rohkem võrreldes eelmise põlvkonnaga vaid 3 jagu. Ja see mootor jõuab 9 sekundiga 0-100-ni ja tarvitab kusagil 6 liitrit kütust, aga anda siiski natukene uimase võitu sellise vägeva CR-V kohta ja RAV4-le on jõudu üle 70 hobujõu rohkem ja ka töömahtu üle poole liitri jagu rohkem. Ja selle tõttu on ka tema baashind tegelikult hetkel üsnagi krõbe ja algab see 45 000 eurost ja nelikvioline maksab veelgi enam. Ja ehk ka jõuab valikusse ka hiljem 1,5 liitrine turbobensiin 190 hobujõuga, mis võiks hinnakirja natukene leevendada. Ehk Honda CR-V tundub olevat nagu üks vanem advokaat, kes oli kunagi kuskil 15, isegi 20 aastat tagasi ülimalt populaarne, kuid kes täna peab pigem oma pensionipõlve, kuid kes sellele vaatamata on alati nõus muidugi korraliku taksi eest oma oskused taaskord lauale lööma ja näitama, et tal võib veel nii mõnigi hea väärt trikk tagavararatta taga peidus olla. Ehk selline on uus Honda CR-V ikkagi natukene liiga palju kallim ja ei usu, et ta suudaks edetabeli tipu okupeerinud RAV4 kõrvaldada. Aga kindlasti on tal oma koht olemas ja anda tõestanud, et anda suuteline minema veel paremaks ja kuigi tee täiuslikkuseni on lõputu, siis Honda CR-V on liikumas kindlalt selle täiuslikkuse poole.
selline oli sellekordne naispuksuri proovisõit ja meie kohtume teiega juba nädala pärast. Seniks liigelge turvaliselt ikkagi ja kohtume taas.